Airi, mis oleks mõistlik sügisene tegevus viljapuuaias? Sügis tarbeaias on siis väga tähtis selles osas, et sügisel lähevad siis kõik kahjurid ja paljud haigustekitajad talvituma ja talvitumiseks kõige parem koht ongi taimejäänused ja mulla, pinnase ülemine kiht siis. Nüüd on meil need esimesed sellised väiksemad öökülmad ära olnud ja putukad oskavad juba selle järgi siis järjest sügavamale ja sügavamale pinnasesse ronida, et mida külmem ilm, seda sügavamale nad siis pinnasesse tungivad. Mõned putukad võivad minna talvituma ka kuni 1,5 meetri sügavusele. Osad isendid on näiteks kartulimarsikavastsed. Ühesugusesse suukonda kuuluvatel taimedel on ka ühesugused kahjustajad. Nii putukkahjurid, leistalaadsed kahjustajad kui ka siis taimehaigused. Taimehaigustes siis seenhaigused ja bakterhaigused, mis siis ka armastavad meil talvituda taimejäänustel ja mulla pinnmises kihis. Isegi kui meid kahjustajaid ei näe, isegi sellisel juhul oleks hea, kui me sügisel kobestasime noorte viljapuude või siis marjapõõsaste pinnase ülemise kihi lihtsalt niimoodi läbi. Kobestiga, kas ta võib siis olla varre, pikema varre otsas või siis lühema varre otsas, aga me peame seda kobestamist niimoodi läbi viima, et ma ei kahjustaks juuri, sest kui ma juuri kahjustan, siis taimed ei saa enam korralikult talvituda, sest kui juuresüsteem on juba rikutud, siis hiljem võivad taimel ilmneda külmakahjustused. Üheks väga oluliseks tööks sügisel noores ja ka vanemas viljapuuaias on viljapuude tüvede lupjamine. Lubjata võib kõiki viljapuid, ploomipuid, kirsipuid, siis pirnipuid ja loomulikult ka õunapuude tüvesid. Miks on lupjamine hea ja miks tuleks hakata lupjama kohe noorte istutatud viljapuude tüvesid kohe istutusjärgsel sügisel? Sellepärast, et viljapuude koor on tume ja tumeda koore puhul, kui meil saabuvad siis kevad-talvised tugevad ööpäevased temperatuuri kõikumised, siis tüvekoor võib soojenda kuni 13 kraadini päeval üles ja öösel on siis -20. Ja nii nagu kõrbes kivi puruneb, nii juhtub ka meie viljapuude koorega. Tulevad koorelõhed ja nendes saavad talvituda siis erinevad kahjustajad, et lehetäimunad võivad seal olla, viljapuu võrgendilestede munad võivad seal olla, talvituvad koorepragudes ka õunapuielõikajad, kes on meil põhikahjustajad tegelikult, esimesed kahjustajad õitsemise ajal või enne õitsemist nad tekitavad siis juba õietuppudesse selliseid auke ja väga tähtis on meie kliimas ka magusate kirsipuude tüvede lupjamine. Sellepärast, et magusate kirsipuude tüvede koor on ka hästi õrn ja väga vastuvõtlik siis nendele negatiivsetele tugevatele temperatuuri kõikumistele märtsikuus. Kui meil on tüvi valge, siis valgelt tüvelt, valgelt värvuselt peegeldub päikese kiirgus tagasi ja tüvekoor ei soojene ülesse, seega ta ei pea öösel liigselt ka maha jahtuma. Kui inimesed näiteks suvel kannavad valgeid riideid kuumal päeval, siis see ei tähenda seda, et inimesel üldse kuum ei ole. Aga kui me paneme selga näiteks tumedad riided, siis võrreldes heledate riietega on tumedates riietes ikkagi väga-väga kuum olla. Lupjamine siis tagab ka selle, et kui jänesel on valida lupjamata või lubjatud tüvekoor, siis ta valib lupjamata tüvekoore. Nii et lubi aitab teatud määral ka jänese kahjustust vältida. Lupjamist peaksime alustama siis novembri esimesel nädalal. Seal päeval on alla 0 kraadi õhutemperatuur, siis oleks õige aeg hakata lupjama. Hilissügisel tavaliselt, kui meil esimesed öökülmad on nüüd ära olnud, siis kõik kahjustajad on nii targad, et nad on juba kasvama munad ära munenud ja valmikud ära surnud
või osad isend on ilusti pinnasesse talvituma läinud, keda me võime leida. Näiteks siin pirnipuu on näha meil näsaroostet, et pirnipuu lehe ülemine külg on siis selline oranži punnakat värvust ja alumisel lehe pinnal on näha siis selliseid pruune tugevaid väljakasveid. Need on siis selle haiguse viljakehad ja siin viljakehades siis on palju haigustekitajaid, kes siis kukuvad koos lehega maha. Taimeleht paljudel juhtudel peaks olema kuskil 8 tundi märg, et siis väga paljud haigustekitajad suudavad siin taimelehe pinnal ilusti idaneda. Eostest siis väljuvad seeneniidid, seeneniidid järjest lähevad siis lehe sees laiali, et kui meil on tegu siis seenhaigustega. Ja oluline on ka kõik lehed ära koristada ja mitte ainult lehed, et kui meil on vanemad viljapuud, vanemad õunapuud, ploomipuud, pirnipuud, kirsipuud, siis pärast lehtede langemist modifitseerunud viljad ka puudelt sügisel kindlasti eematada ja see ei ole raske, uskugi mind, et me võidame sellest väga palju, sest mida kõrgemal on see haige vili, seda kaugemale järgmisel kevadel õitsemise ajal haigustekitajad levivad. Ja seda rohkem me peame siis võitlema seenhaigustega või seda rohkem me peame siis nägema järgmisel aastal oma viljapuudel jällegi haigestunud vilju.